Tere, head kuulajad! Mina olen Reimo ja selle teema, mille ma täna nüüd kõnelen, selle teema tegelikult ma valisin ka oma magistritöö teemaks ja mind ajendas tegelikult olukord, kus siin 3-4 aastat tagasi Maaülikooli loodusturismi konverentsil esines professor Liisa Türvänen ja rääkis sellisest kompensatsioonimudelist, mis on kasutusse võetud neil Soomes, et just põhjapoolses piirkonnas tegelikult metsi kaitsta, säästa, aga samas pakkudes ka kompensatsiooni selle eest erametsaomanikele. Ja kui ma asusin uurima, et kas meil Eestis midagi taolist on tegelikult ka uuritud varasemalt, siis selgus, et mitte niivõrd täpselt. Ja sellest tulenevalt otsustasingi Maaülikooli astuda magistratuuri ja tegin oma magistritöö antud teemal. Selle tulemusi ma teile tutvustangi nüüd. Miks see teema on aktuaalne? Meil on tegelikult 50% Eesti metsades kuulub erametsaomanikele. Me teame seda, et meil on üle 100 000 erametsaomaniku, valdavalt on ikkagi tegemist siis metsaomanikega, kellele kuuluvad väiksemad metsakinnistud. Aga kui me nüüd mõtleme kas või loodusturismi peale või juhendatud puhketegevuste peale, siis me näeme siin viimase 50 aasta jooksul tegelikult sellist suurenevat huvi ja survet just kasutada ka erametsasid, kas siis nende juhendatud tegevuste või loodusturismi teenuste pakkumiseks. Siin võib olla lihtne statistika, et aastal 2015 näiteks RMK külastustaristut külastas 2,2 miljonit inimest meil, aga eelmisel aastal ehk aastal 2024 külastas 3,2 miljonit. Ehk põhimõtteliselt, kui me räägime sellest, et siin 90 aasta jooksul juba RMK infrat külastab 1 miljon inimest rohkem, siis arusaadavalt see mõjutab ka tegelikult erametsade kasutust. Eestlastena meie jaoks on oluline igaühe õigus ja igaühe õigus lubab meil viibimist erametsades, kui erametsad ei ole tähistatud siis keeldude või siis tõketega. Aga kui me räägime igaühe õigusest nagu ärilises kontekstis, siis tegelikult igaühe õigus seda ei reguleeri, et mis puudutab selliseid regulaarseid suuremahulisi juhendatud tegevusi või matkasid või kas või metsas koolitusi, siis tegelikult igaühe õigus, mis on siin Põhjamaadega meil väga palju seotud, et ta jääb hetkel nagu natukene ajale jalgu. Ja teema on tegelikult aktuaalne seetõttu, et need samad metsaomanikud tegelikult, kes on avanud oma metsad erinevateks tegevusteks ja kui need tegevused on siis regulaarsed seal ja need on ärilistel eesmärkidel, et tihtipeale ei ole mingisuguseid kompensatsioonimeetmeid, võib-olla isegi rääkimata kooskõlastustest. Ja see omakorda viib vastumeelsuse kui ka siis konfliktideni. Küll aga see temaatika ei ole midagi uut. See temaatika on ka mujal maailmas üles kerkinud, et on olemas täiesti rahvusvaheline kogemus, me võime kas või vaadata Soome peale siin, et just need erinevad kompensatsioonimehhanismid aitavad siis tasakaalustada neid huve ja soodustada seda koostööd. Aga jah, et uurimusprobleem tegelikult oligi tööl selline, et meil puudub süsteemne raamistik siin Eestis ja kompensatsioonimehhanismid, et mis võimaldaksid tegelikult nende erametsaomanikel pakkuda siis oma erametsi, kas siis loodusturismiks või juhendatud tegevusteks. Ja mu eesmärk oligi siis välja selgitada, et millised on need metsaomanike hoiakud just metsade kõrvalkasutuse osas loodusturismiks või juhendatud tegevusteks. Mis on nende metsaomanike motivaatorid või võimalikud takistused, mida nad näevad, mis tüüpi tegelikult kompensatsiooni oodatakse, kas see on rahaline kompensatsioon, kui jah, siis mis summas, kui see on mitterahaline kompensatsioon, mis selle all täpsemalt mõeldakse, kui ka siis ka see, et milliseid rahvusvahelisi kogemusi me saaksime siis Eestis kohaldada just selle kõrvalkasutuse arendamise osas. Ja see metoodika siis põhinebki, nagu te selja taga näete, juhtumi uuringul Lahemaa turismipiirkonnast. Ja see Lahemaa turismipiirkond on natukene laiem kui lihtsalt Lahemaa rahvuspark. Et lisaks näiteks Kuusalu ja Haljale vallale ta hõlmab ka Loksa linna kui ka näiteks Tapa ja Kadrina valdasid. Ja mis ma tegin tegelikult on see, et ma töötasin välja veebiküsitluse,
Lisaks sellele ma viisin läbi intervjuud nii siis erametsaomanikega kui ka loodusturismi ettevõtjatega ja tegin ka siis ekspertintervjuud Soome teadlastega antud teemal. Tulemustest. Nüüd Lahemaa kontekstis küsitlusele vastanutest circa 58% tegelikult nad elasid piirkonnas ja 33% oli neid, kes küll alaliselt seal elanud, aga kes tihti viibivad siis piirkonnas. Kõige ütleme siis suurem osakaal oli nendest metsaomanikest, kes olid vanuses 40–49 eluaastat ja valdavalt siis tegemist oli kõrgharidusega metsaomanikega. Küsitlusest tuli ka välja metsaomanikest staaž ja nagu te näete, et circa 45% tegelikult oli neid vastajaid, kes oli metsaomanikud juba rohkem kui 15 aastat. Aga üks oluline punkt siin on ka näiteks see, et järgnevalt kõige suurem osakaal oli neid, kes olid värskelt metsaomanikeks saanud, et kelle siis metsaomaniku staaž oli alla 5 aasta. Neid oli siis peaaegu 30%. Küsisin ka seda, et kui suur on siis metsamaa pindala, mida nad omavad, ja siin tuligi välja, et circa pooled vastanutest omavad metsamaad, mille pindal oli seal 1–5 hektarit. See mõnes mõttes ka peegeldab seda situatsiooni, mis meil on üle-eestiliselt, et kus meil keskmise eraisikust metsaomaniku metsamaa pindala on seal 5,7–5,8 hektarit, see vastu kui näiteks juriidilise isiku metsamaa pindala, omatav metsamaa pindala on seal 60+ hektarit, ligi 70 hektarit. Aga oli küsitluses ka neid, näiteks kellel oli seal 50 või üle 50 hektari või lausa üle 100 hektari tegelikult metsamaad. Ja mis on huvitav? Tulid välja motiivid, et siin tabelis kõige allpool tegelikult te näete, et väide, kus omanik ütleb, et mets on talle kas perekondliku või emotsionaalse tähendusega, selle väitega tegelikult nõustuti kõige rohkem. Nõustuti väga suurel määral ka sellega, et see metsaomanik soovib aidata kaasa looduse ja elurikkuse säilitamisele või siis näiteks, et loogiliselt võttes, et mets on talle oluline osa talupidamisest või kodumajapidamisest. Ja siit samast tabelist tegelikult joonistub välja ka see, et kui nüüd vaadata kas või, et kas see mets pakub talle seda rahalist tulu näiteks puidumüügi või rendituluna või ta käsitleb seda investeeringuna, et selle väitega tegelikult metsaomanikud nii suures osas ei nõustunud. Jah, siin võib muidugi argumenteerida, et kas tegemist on tõesti, ma ei tea, paari hektari metsamaa omanikuga, aga mõnes mõttes see peegeldab ka olukorda, kus kui aastal 2019 küll Erametsaliidu poolt tellitud uuring, mida viisid läbi siis Turu-uuringute aktsiaselts kui ka Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskus, et nad uurisid samamoodi üle Eesti siis erametsaomanike metsa omamise motiive ja sealt peegeldus vastu tegelikult ka teadmine, et erametsa omamise motiivid on rohkem seotud tegelikult looduskaitse või keskkonnakaitseliste eesmärkidega, võrreldes sellega, mis meil olukord oli 20 aastat tagasi, kus peamiseks peeti just puidumüüki või siis renditulu või käsitleti seda rohkem isegi investeeringuna. Et jah, see minu uuring tegelikult siis mõnes mõttes näitas sama seisu. Aga võib-olla põhiküsimus juurde, et kuidas need erametsaomanikud seal Lahemaa turismipiirkonnas siis on meelestatud nendeks loodusturismi teenuste või juhendatud tegevuste lubamiseks. Ja siit tuligi siis välja minu jaoks kõige olulisem leid. Kokku on circa 84% erametsaomanikke, kes siis teatud tingimustel või lubaksid kindlasti või pigem lubaksid tegelikult viia enda erametsamaadel läbi juhendatud puhketegevusi või loodusturismi tegevusi. Et kõigest 16% oli tegelikult neid, kes on sellele vastu ja see on päris üllatav, sellepärast et mõnes mõttes see näitab väga-väga suurt potentsiaali just erametsaomanike kui ka loodusturismi sektori, koostöö vahel. Sai ka uuritud seda, et milline see maksimaalne külastajate arv võiks olla siis ööpäevas ühel erametsa kinnistul. Ja siin valdavalt eelistati ikkagi niisuguseid väiksemaid gruppe, et kuni 10 inimese
suuruseid või seal kuni 30 liikmelisi, aga oli ka päris palju neid, kes ei osanud tegelikult vastata. Nüüd hoiakud erinevate juhendatud tegevusliikide osas, et erametsaomanikud Lahemaa piirkonnas väga toetavad matkamist, kõige enam hoopiski loodusfotograafiat ja loodusvaatlusi, natukene skeptilisemad ollakse spordi- ja liikumisürituste osas ja mis puudutab näiteks lõkkekoha võimalikku kasutamist, et sellele pigem ollakse vastu või siis väga reguleeritud tingimustel. Ja kui nüüd rääkida sellest, et kes võiks seal erametsamaal siis tegelikult korraldada neid sündmusi, juhul kui see metsaomanik selleks loa annab, et siis looduskaitseorganisatsioonid, eraettevõtted, näiteks matkakorraldajad, kohalik kogukond, haridusasutused oleks need potentsiaalsed partnerid, aga jah, siin kohaliku omavalitsuse või spordiorganisatsioonide osas oldi natukene skeptilisemad. Sellelt pildilt minu taga selgelt joonistub välja, et häiringute ennetamisel on väga-väga suur tähtsus, et metsaomanikud on väga tundlikud, küll igasuguste isetekkeliste lõkkeasemete, teede lagunemise, võimalike parkimisprobleemide või näiteks prügi tekkimise osas, et juhul, kui sellist koostööd teha, siis väga täpselt tuleb tähelepanu juhtida antud tingimustele, kui ka siis leppida juba eos kokku, et kuidas neid riske välditakse. Küsisin ka seda, et kas ollakse nõus sõlmima pikemaajaliseid lepinguid näiteks selle erametsa või osa selle erametsa kasutamiseks. Ja välja tuli, et tegelikult valdavalt ei eelistata pikaajalisi lepinguid või siis tõesti kas üheaastasi või hooajalisi lepinguid, et mis on mõnes mõttes arusaadav, sellepärast et kui puudub kogemus, siis puudub otse loomulikult ka usaldus selle jaoks. Kogemuse tekkides saab rääkida usalduse tekkimisest, mis omakorda tõljenduks siis tegelikult ka võimalikesse pikemaajalistesse lepingutesse. Nagu varem mainisin, siis uurisin ka kompensatsiooni temaatikat. Esimene neist mitterahaline kompensatsioon, et milliseid mitterahalisi siis kompensatsioone eelistatakse. Ja tuli välja, et näiteks teede või juurdepääsu parandamine, siis näiteks selle loodusturismi ettevõtte poolt, see oleks üks võimalik kompensatsiooni liik siis, või siis näiteks hariduslik koostöö, osalemine koostöövõrgustikus, info jagamine, aga mida metsaomanikud nagu kindlasti võib-olla siis soovi on erinevad, tänukirjad, märgistused või selline sotsiaalne tunnustuse pool, et see ei ole nende jaoks atraktiivne. Ja kui küsisin ka seda, et mis see rahaline tegelikult kompensatsioonimäär võiks olla, kui me räägime siis hektari kohta aastas, et mis on see, ütleme siis summa ootus, siis väga paljud, peaaegu 40% osanud tegelikult vastata selle küsimusele. Ja 25% ütles, et nemad ei soovikski rahalist kompensatsiooni. Et jällegi, siin ei ole seda tegelikult praktikat taga, et väga raske on tegelikult ka toetuda sellele määrale, et milline see turutingimus siis võiks olla. Ja kui nüüd analüüsida neid küsitluse tulemusi, siis lähtudes tegelikult välismaal tehtud uuringutele, vaatasin ka selle peale, et kas hoiakute ja näiteks selle metsaomaniku elukoha või siis metsamaa suuruse või erametsaomaniku vanuse või tema tuluootuse vahel on niisugust olulist korrelatsiooni, siis tuli välja tegelikult, et väga suurt vahet hoiakutes ei ole näiteks, et kas tegemist on metsaomanikuga, kes elab vahetult oma siis selle metsa kõrval või ta elab sellest metsamassiivist kusagil kaugemal. Ja ei olnud ka erinevaid, ütleme statistiliselt olulisi erinevusi näiteks selles osas, et kas see metsamaa on siin 5 hektarit, on ta 20 hektarit või on ta 50 hektarit. Et küll aga üks huvitav asjaolu tuli välja, et kõige soosivamalt antud koostöö osas siis suhtusid metsaomanik, kes oli vanuses 40–49 aastat. Ja kõige negatiivsemate hoiakutega, nagu ütleme siis koostöö osas olid
ütleme siis metsaomanikud vanuses 50–59 aastat. Et kas on nüüd, ütleme siis sellist põlvkondlike väärtuste teema või kogemuste või suhtumise teema, aga vähemalt ütleme selline statistiliselt oluline nagu info tuli uuringust välja neid andmeid analüüsides. Et jah, et loomulikult need metsaomanikud, kelle jaoks varasemalt oli juba teada, et nad andsid mõista tulu, et nad ootavad tulu, siis loomulikult nende jaoks kompensatsioonimäär on ka oluline, aga jah, et selline vanuseline erinevus, see oli üllatav tulemus. Liikudes sellest küsitlusest nüüd intervjuude juurde nende erametsaomanikega, siis mida see mets tähendab metsaomanikule? Et ta ei ole ainult majanduslik tuluallikas, vaid on mitmekihiline keskkond tegelikult, millel on emotsionaalne väärtus, ta on üks osa perekondlikust ja kultuurilisest sidemest ja tal on ka keskkonnahoidlik tähendus. Et selleks, et ütleme siis neid metsasid kasutada loodusturismiks, metsaomanikud nägid ka seda, et jah, et nende metsale peaks olema siis ligipääs tagatud ja peaks olema ka mingi infrastruktuur, aga nad ise ka leidsid, et juhul, kui nad tahaksid ja saaksid anda siis oma metsa kasutusse, et kindlasti seal peaks olema ka mingisugune visuaalne või looduslik atraktiivsus, et miks inimesed tegelikult tahaksid sinna minna, miks siis kas need turismiettevõtjad või haridusasutused või kes iganes kolmandad siis asjalised tegelikult tahaksid kasutada just neid ressursse. Ja metsaomanikel oli ka oluline just turvalisus ja kontroll tegevuste üle, et intervjuude tulemustest selgus, et jah, nad tahaksid teada, et mis liiki tegevusi tehakse, millise regulaarsusega, milline on see koormus, just mõeldes kas või turismigruppide suuruste peale. Ja intervjuudest jah, tuli välja ka asjaolu, et see koostöö metsaomanike näiteks turismiettevõtjate vahel senimaani on olnud väga juhuslik, mitteametlik, aga motivatsioon seisneks siis, kas siis tulu teenimises, kas on siis rahaline või mitterahaline, ja soovis panustada metsade säilimisse. Omakorda, kui ma intervjueerisin loodusturismi ettevõtjad, et nende jaoks oli oluline see, et loodusturismi ettevõtjate ja metsaomanike vahel oleks usalduslik suhe ja selgelt oleks ikkagi vastastikune kasu ka. Ja peamised takistused, mis seda mehhanismi või koostööd pärsivad, esiteks on õiguslik ebakindlus, et kes vastutab juhul, kui metsas olejatega juhtub midagi, siis takistuseks oli ka see, et on teadmatus ikkagi selle hüvitise arvestuse osas, kuna meil puudub praktika, ja loomulikult kontaktide info puudumine, et jah, meil on võimalik, Maa-ametist tegelikult saada informatsioon selle kohta, et kes on kinnistu omanikud, aga nende kontaktandmed tihtipeale ei ole koheselt leitavad ja loomulikult ka nende meelestatus või meelsus just selle kõrvalkasutusmehhanismide osas. Ja nüüd, kui rääkida siin hüvitamisest või õigusalastest ootustest ja tugistruktuurist, et sellist raamistikku luua, meil peaks olema mitmekesine hüvitiste süsteem, mis oleks nii rahaline kui mitterahaline, vajadusel ka tegelikult kombinatsioon nendest kahest. Ja siis hüvitise arvestus saaks tugineda siis tegelikult selle tegevuse kestusele, sagedusele, inimeste arvule, kui ka siis näiteks piirangutele, kas need on siis looduskaitseliselt antud metsaalal. Aga jah, et õigusalased ootused nendes kokkulepetes, kas need on siis suulised või kirjalikud, peaks siis määrama selle, et mis need lubatud tegevused on, kuidas vastutusjuhtumitega toimetada ja mis on need hüvitamispõhimõtted. Kokkuvõtvalt, mis meil on vaja, siis meil oleks vaja metsaomanikele juhendeid, lepingu näidiseid, nõustamist, samas kui turismiettevõtjatele oleks vaja just seda kontaktvõrgustikku, võib-olla ka kaardirakendust tegelikult, mis aitaks neil kiiresti navigeerida ja leida need sobivad erametsad ja erametsaomanike kontaktid, kui see õigusinfo. Aga selleks, et see asi saaks suuremas pildis tegelikult lahti rulluda, on vajadus just esmaste edulugude ja usalduse kasvatamiseks. Kui ma võtan kokku nüüd selle uuringu, siis jah, 44% metsaomanikest on ütleme siis avasüli avatud koostööks
ja 40% on siis teatud tingimustel, aga kokku 84% tegelikult. Et jällegi, see on väga suur potentsiaal koostööks. Aga jah, meil on vaja siis paindlikult, selget koostöömudelit. 74% omanikest on huvitatud ka rahalisest kompensatsioonist, eelistatakse siis juhendatud tegevusi, kus on siis vastutus määratud, on olemas teatud tegevuskava. Metsaomanikud tahavad kontrolli säilitada, igasugust, ütleme siis lõkkeasemeid või prügistamist tuleks vältida, neid riske katta ära. Ja jah, eelistatud partnerid, nagu ma enne ütlesid, on haridusasutused, looduskaitseorganisatsioonid, kohalikud turismiettevõtted näiteks. Ja tasustamise poole peal jällegi, et tasustamise määraks ära selle tegevuse kestus, sagedus kui ka siis metsamaa pindala, mis on kasutusse võetud. Mitterahaliste kompensatsiooni puhul siis me räägime taristu hooldusest peamiselt või siis ka näiteks selle loodusturismi ettevõtte vahendite kasutamisest selle erametsa omaniku poolt, et ta saab kasutada, ma ei tea, kas näiteks seal jalgrattaid, räätsasid, mis iganes teatud perioodi jooksul tasuta siis. Aga jah, tulles siin nüüd viimase slaidi juurde, et jah, meil hetkel on selgelt puudu kontaktvõrgustik, meil on omandi osas on niisugune killustatud situatsioon, valitseb infopuudus, meil hetkel metsaomanikud eelistaks lühiajalisi kokkuleppeid, kus oleks tegevuskava, ajakava, mõjuhinnang paigas, aga selleks, et suuremal määral sellist raamistikku kasutada ja selleks, et kompensatsioonimehhanisme päriselus kasutada, on vaja selgelt koostööd erinevate osapoolte vahel. On siis Erametsaliit, näiteks Eesti Loodusturismi Ühing, Eesti Maaturism, erinevad sihtkoha arendusorganisatsioonid ehk siis TMO-d, kui ka tegelikult ka teatav kokkulepe võib-olla Kliimaministeeriumiga, et jah. Ja tööriistade poole pealt, mis on vaja, on meil tüüplepingud, juhised, kui ka digitaalne selline kontaktiplatvorm samamoodi. Aga mina tänan tähelepanu eest.